Igal aastal 11. kuul ja 11. päeval ning täpselt kell 11.11 on Kuperjanovi jalaväepataljonil vahva traditsioon. Hakatakse nimelt laskma märki. Ja mitte niisama. Vaid lasta tuli pataljoni ülema käekella pihta. Laskur number 1, tuld! Ma võin kinnitada, et ei tabanud. See traditsioon sai alguse aastal 1994, mil toonane väeosa ülem Arne Ermus oma rikkis ajanäitaja peale vihastas ja otsustas selle laskevõistluse korraldada, kus siis tema pataljoni ohvitserid ja allohvitserid võistlevad tema kella pihta laskmises ja sellest ajast saadik on see katkematult tõepoolest novembris toimunud. Ei tabanud! Kuid mitte igal aastal ei ole 100 meetri kaugusel olevat sihtmärki tabatud. Ja just nimelt, et selle võistluse auhinnad pannakse välja järgmiselt. Kui keegi pataljoni liikmetest tabab kella, siis kingib pataljoni ülem talle samaväärse või kallima kella. Ja kui kell jääb 5 voorus laskmata, siis kingivad võistlusel osalejad pataljoni ülemale uue kella. Sellel võistlusel osalevad pataljoni tegevväelased, nii ohvitserid kui allohvitserid ja lisaks külalised meie sõsarmalevkonnast, milleks on siis Tartu Maleva Kuperjanovi malevkond, kus teenivad endised kuperjanovlased vabatahtlikena. Väga pikk traditsioon. See peab ka midagi tähendama ikkagi. Absoluutselt ja meie jaoks on sellel minu hinnangul kahetine tähendus. Ühest küljest toob see meie tegevväelased kokku sügisesel hästi kiirel perioodil, kui on käimas väga intensiivne ajateenete väljaõppe, aga teisest küljest peegeldab see minu jaoks Eesti kaitseväe võitleja üht põhilist oskust, milleks on sihtmärgi tabamine talle usaldatud automaatrelvaga. Et need 2 komponenti annavad sellele üritusele väga olulise tähenduse meie jaoks. Tabamus! Sellel aastal tabati ülema käekella teises voorus. Nii-öelda spordikommentaatorlik küsimus, et mis tunne on? Tunne on uhke, tükiga ajalugu sai tehtud. Et nüüd on üks osa sellest, et loodame siis järgmistel aastatel siis teistele et neil sama õnn oleks siis. Aga nii heaks saada, siis tuleb ikka harjutada kõvasti. No kindlasti jah, see on üks eeldus. Pihuga rõõms on nägune, võitsid ja